Kriis Lähis-Idas vedas nädalavahetusel kütuse hinnad maailmaturul kiiresti ülesse. Hormuzi väin, mida kontrollib Ameerika ja Iisraeli rünnaku alla jäänud Iraan, läbib päevas suurusjärgus 20% kogu maailma naftatarnetest. See on suur koguse, selle ärajäämine mõjutab paratamatult olukorda maailmaturul. Sellel on oluline mõju kogu sellele toornafta vereringele. Ehk et olukord on ülimalt dünaamiline. Me oleme terve nädalavahetuse näinud, kuidas toornafta hind liigub suurelt ülesse, tuleb järgmine uudis, tuleb alla tagasi. Täna oleme me turul näinud seda, kuidas maailmaturu hind diislikütusel tõusis $150 tonni kohta. See on kuskil 13 senti liitri kohta. Bensiini hinnatõus oli $82 tonni kohta, see on kuskil seal ligi 7 senti liitri kohta. Seega me oleme kütuseturu vaates väga huvitavas olukorras. Tõusnud on ka gaasi hind. Kas see tähendab ka selle kütuse liigi kallinemist? Euroopas gaasi börsiindeks TTF on täna tõesti tõusnud. Täna ja eelkõige just seetõttu, et gaasitarned, LNG tarned Katarist on häiritud. Samas, Katari mahud on moodustatud täna Euroopa maagaasist kuskil 15% ainult, et ikkagi 50% ja rohkem on USA päritolu LNG. Pilk kütuse hindadele postidele aga annab tunnistus sellest, et hinnad on tõusnud. Kas siis Eesti turg ja aeglindi vaates pole veel kannatada saanud? Toimub siin mingisugune teine loogika ning see pole seotud maailmas toimuvaga. 4 päev on hea näide, kus bensiini ja diisli hinda tõsteti vastavalt 9 ja 10 senti liitriste. Samal päeval juba hinnad langesid ja reede hommikul kohati oli bensiini hind koguni 18 senti madalam ja diisli hind 8 senti madalam. Ehk et seega need amplituudid mitte ei ole globaalselt suured, vaid tegelikult ka Eesti kütuseturg on ise pinges septembris alanud hinnasõjast tulenevalt. Hinnad kõiguvad suure ulatusega ja isegi suurema ulatusega kui see, mida me täna oleme näinud maailmaturul. Ise küsimus nüüd on see, et kui tõesti hindu peaks täna tanklates tõstetama, siis kõigepealt tõstetakse need sellele tasemele, kus nad peaksid olema eelmisel nädalal, kui hinnad 18 senti alla läksid. Igal juhul on Eesti varustatus kütustega täiesti piisav ja puudust ei tasuks karta. Eesti turule tuuakse kütust peamiselt 2 allikast, on Leedu Mažeikiai naftatehas ning Soomes asuv Neste rafineerimistehas ning see katab täna hinnanguliselt 90% kogu Eestis tarbitavast kütusest. Meie põhiline partner on Leedu Orlen ning täna hommikuga oli mul Orleniga vestlus, kes kinnitas, et Orlenil tarnetega probleemi ei teki ning täna on ka paar suuremat tankrit on juba teel Klaipede poole. Mõlemad eksperdid on veendunud, et see, mida me näeme hetkel posti hindades, ei ole mõjutus maailmaturu hindadest. Pigem on tegemist ikkagi konkurentsivõitlusega, mis meie turul on kestnud juba päris pikalt.